Tere kõigile kanali vaatajatele. Täna video siis sellest, kuidas toimub üks rallile minek. Selline video, mis algab nii-öelda päev varem. Et rallisõiduvideost on varem ka olnud, aga vaatame natukene, et mismoodi sinna minek ja ettevalmistused ja muu välja näevad. Jätsin filmimata seekord igasugused mingid asjade pakkimised ja asjad, et ma kiirelt pärast käin üle, et mida peab kaasa võtma ja nii edasi. Ja ei filminud ralliauto ettevalmistust, sest seal olid suhteliselt igavad tööd. Sellest kõigest ma jõuan veel rääkida. Aga hetkel oleme tulnud siia Randsar servise ette ja kaamera taga teisel pool seisab ralliauto, see tuleb panna siia buksiiraagise peale. Tugevalt kinni, sest et siin ei kipu autod üldiselt püsima. Üritus, kuhu me sõidame, on Otepää rahvasprint. Ma olen seal varem ühe korra võistlemas käinud, oli äärmiselt meeldiv. Talvine siis, suviti on ka, seal ma olen 2 korda käinud. Ja homme tuleb mõnus krõbe külm ilm, -10 umbes peaks olema päeval. Ja rada peaks olema ilusti jäine ja lumine mõlemat, et võiks olla väga nauditav, seda näeb juba homme. Ma olen Otepääl juba kohal. Auto õnneks püsis konna peal, konn on selle buksiirkäru nimi ja see on tuntud selle poolest, et seal ei taha autot püsida, järske pöördeid teha ei tohi. Aga antud juhul asi toimis ja vedamiseks võtsin sellise Volvo XC70, millega on siin väga hea külavaheteedel seda tõmmata. Käisin, võtsin kütust just, et tegelikult kütuse kulu ei ole sellisel sprindiüritusel väga suur, et tegu on siis Otepää rahvasprindiga. Kokku võistlust on ainult 12 kilomeetrit pluss ülesõidud ja ma kunagi ei tangi autot täis, pole vaja, et ma panen niisugune 1/3 paaki või veerand paaki sisse ja võtan kanistriga kaasa ka. Siis on käidud dokumentide kontrollis, sinna sai varem minna ja sealt anti siis need on sponsorkleepsud, mis tuleb külgedele kleepida, veel ühed sponsorkleepsud, veel ühed sponsorkleepsud 2 tükki ja siis võistlusnumbrid, need on küll siis niipidi 66 ja nüüd tuleb sõita tehnilisse, tehniline on Truutal ja sinna on mingi, ma ei tea, 15 minutit sõita. Enne tuleb kleepida asjad peale igale poole ja seal koha peal siis valida endale koht, tõsta asjad maha. Ja siis on tänaseks kõik, hommikul läheb edasi. Vaatame kiirelt siis, mis kaasas ka on, et ma päris igakasti sisu ei hakka näitama. Ainult 4 rehvi on kaasas, selles suhtes, et mul on all ka Michelin X-Size'id, need on küll tänaval sõitnud, aga tegelikult täiesti kõlblikud. Ja kaasas on siis 4 väga korralikku, et need ma panen kindlasti võistluseks alla. Kütust, kastitäis igasugu mudru, siit pealt paistavad lisatuled, sest ma ei tea, kaua päev kestab. Buksiirköis paistab siit, nipukaid ja teipi, natuke varuosadest on mul küll kaasas ainult poolteli ots, piduriklotsid, mingid pisiasjad sellised. Ja tegelikult ikkagi auto läheb suht täis, et ega neid rehve veelgi väga palju rohkem ei mahugi. Siin on siis 2 tööriistakasti, riided, kiiver on ka kuskil, kus kiiver on siin. Ja nii see ongi, et igasugused akut peab kindlasti enne ära laadima, trellide ja pumba ja akuga pump on nagu hädavajalik asi siuksel üritusel. Ja mis seal ikka läheb sõiduks. Nii, see on meie majutus, mille Raido pani väikse korteri kinni. Ühest otsast teise on mingi 60 meetrit umbes. Ja vetsu me siin filmima ei hakka. Reaalselt mingi pool maja pani kinni meile. Jou. 6 voodit ja värki-särki. Selle bookingu lingi ma võin pärast panna, üli hea value for money on. Ja ilus uus värske ja nüüd ühesõnaga üliäge. Otepää kesklinnas täiesti, kultuurimaja on siin. Siin käib mingisugune pidu vist täna, oli kuulda. Rahvasprint tähendab siis seda, et sõidetakse ilma kaardilugejata. Kaardilugeja võib olla, aga ei ole kohustuslik.
enamus ei kasuta kaardilugejat ja sõidetakse 3 vooru, millest läheb arvesse 2 parema vooru aeg. Vooru pikkus täpselt ei tea, ju ta on kuskil 3-4 minutit ja nii lühike see tegelikult see sõiduosa ongi. Et see on see sprindi miinus nii-öelda. Sprindi pluss on see, et ta on nagu tunduvalt nii-öelda rahakotisõbralikum ja lihtsam. Et sprindis ei ole vaja, et auto oleks nii viimase vindi peal, nagu täna rahvarallis ikkagi tegelikult paljudel on. Et seal tihti näeb ka niisuguseid tavalisemaid autosid. Et kõigile infoks siis, et rahvasprinti võibki tulla sõitma niimoodi, et tänava legaalse autoga. Mina võistlen siis 2 VDSC klassis, ehk siis suur esivedu. Ja seekord kahjuks on suures esiveos ainult 4 võistlejat. Ehk siis poodiumilt välja jääda ei tahaks, muidu päris piinlik. Aga no siis tuleb nii sõita, et ei jääks. Ja pluss on see, et need ülejäänud 3 vähemalt on kõik tegelikult nagu kõvad sõidumehed, et korduvalt kõik poodiumid külastanud ja kiired poisid, et selles mõttes kindlasti kellelgi midagi lihtsalt homme ei ole. Üritus läbi, tegelikult päeva keskel filmida väga üldse ei õnnestu, sest et teha on kogu aeg vaja midagi. Aga õnnestus võita ja jah, oli küll ainult 4 autot kohal, aga nagu ma ütlesin, et midagi seal lihtsalt ei olnud, et alguses ei olnud aeg kõige kiirem. Ja päris korralikult pidi sõitu korrigeerima, et tulemus tuleks. Mis veel? Hea rada, äge üritus, hea korraldus, kõik super luks. Ja nüüd siis tagasi Tartusse, praegu oleme Otepääl veel. Tartus auto maha, asjad maha, paar päeva saab uurida, et midagi katki pole, kindlasti tuleb auto üle vaadata, mingi kolin on kuskile tekkinud. Ja edasi on juba Koeru rahvaralli, ehk siis tegelikult siin pikka pausi üldse praegu ei tule, aga Koeru on siit hea minna selles mõttes, et nüüd on käsi nagu soe ja sai proovitud, kuidas asi käitub, sest tegelikult ju enne võistlust sai natuke vedrustust muudetud. Aga mis seal ikka, oli tore ja järgmises videos näeme.